Kui te töötate näiteks ühes mainekas ettevõttes, heal koha peal, teie palk on hea, tööülesanded on selged ja liialt rabelema ka ei pea, kuid ühtäkki saabub koondamiste laine ja kärpehaamer tabab kõiki, kuid teie pea jääb tema haardulatusest millegi tõttu välja. Ja ühel hetkel avastategi, et te oletegi ainus indiviid, kes on sinna kord mainekasse ettevõttesse tööle jäänud ja siis te avastate, et te peate nüüd ainuisikuliselt hakkama esindama seda ettevõtet, hakkama suhtlema klientide ja tarnijatega ja tegelema muu miljoni probleemiga. Aga täpselt sellisesse täbarasse olukorda on jätnud Chrysler oma Pacifica mahtuniversaali, kui tal otsustas eelmise aasta lõpus lõpetada vananeva sedaani 300 tootmise. Kui hästi suudab aga Pacifica ainuautolisena esindada Chrysleri kuulsusrikast brändi, see selgub peagi. Tere tulemast taas kord kaaselama naisluksuri proovisõidule. 2000-te algul vuras ju erinevate mudelitena Chryslerid Eesti teedel palju ja siis oli Pacifica üldse üks linnatsiip, kuid täna esindab ta rohkem hoopis Grand Voyageri, kuid mõningatel Ameerika turgudel kannab ta siiani Voyageri nime ja nägi ta sellisena ilmavalgus 2016. aastal, mis tähendab, et ta on ka auto suhtes ta juba pigem eakas, kuid mudeli uuendus läbistas teda mõne aasta eest, mille näol said endale uuema iluvõrra esituled ja tagatuled ja mis minu meelest annab talle natukene linnatsiibiliku ja mehilikumat muljet, kuid anda ikkagi täieõiguslik mahtuniversaal ja esindab ta Voyageri pärandit ka ruumikusena ehk andal palju jalaruumi ja pearuumi nii kolmandas kui ka teises reas ja istmeid on võimalik elektriliselt maasse ära peita, mis tähendab seda, et kui sul kõik see on tehtud, mahub pagasruumi 2400 liitrit, kuid kui kõik istmed on üleval ikka üle 800 liitri jagu asju. Interiööris on olemas 7-tolline digitaalne näidikupaneel ja 10-tolline multimeediasüsteem Android Auto Apple CarPlay juhtmega ja olemas seal palju juhtnuppe, kuid palju ka puitelemente, mis on võltsid ja ka need karamellitooni istmed ei jäta just kõige ehtsamat muljet ja olemas seal ka kaamera, mille abil sa saad näha, mida sul lapsed tagareas või kolmandas reas korda saadavad, kui vanal Grand Voyageril pidid sa seda tegema väikesest peeglikesest, mis oli peidetud päikese sirmi sisse. Kui Grand Voyageril oli mootoriruumi rakendatud 3,8 liitrine vabalt hingav V6, siis ka Pacifica ei jää sellele alla, võib-olla jääb isegi sellele peale, sest et tal on 3,6 liitrine V6 vabalt hingav bensiinimootor, mis on isegi twistik hübriidajamiga saadaval, mis tagab sulle 50 kilomeetrit puhtalt elektriul ja see tagab sulle omakorda 211 kilomeetrit 287 hobujõudu, kuid ära põe, see sama mootor on olemas ka täiesti tavalisena ehk ilma ühegi elektriakuta juuresolekuta ehk 3,6 liitrise töömahuga ikka vabalt hingav ja ikka bensiini põletav ja siis juba 241 kilovatisena ehk 291 hobujõulisena ja varustatakse alati 7-käigulise klassikalise automaatkäigukastiga ja Ameerikas algab tema hind $39,000, kuid kui ta Euroopasse jõuab, küsitakse Eestis tema eest hoopiski €79,000 ja ma arvan, et seda muutust ei suuda ükski kohalik Chrysleri edasimüüja Eestis välja vabandada mingi valuutakursi erinevusega tingitud probleemidest. Kütusekulu jääb tal ka tavalisel versioonil ikka ameerikalikult 14 liitri juurde ja Chrysler ja Pacifica ei pea üldse muretsema, et ta esindaks ainuautolisena vaid Chryslerit, sest et ta esindab veel suuremat pärandit ehk ühte õiget mahtuniversaali pärandit, sest et ka selliseid on ju ikkagi maailmaruumi ikka õige väheks jäänud ja Pacifica näitab ikka teed, milline üks õige mahtuniversaal peab olema ja milline üks õige Chrysler peab olema. Pikka iga talle ja selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigege ikka turvaliselt.